Lisaks kaunile naeratusele on välimuse juures tähtis koht ka silmadel. Ega siis ilmaasjata öelda, et silmad on hingepeegel. Karola on aga aastaid pidanud oma silmi raamima prillidega, kuid salamisi on ta unistanud prillivabast elust. Siiani on asi jäänud aga julguse ja raha taha. Täna pole Karolal pääsu, sest KSA silmakeskus pakub Karolale võimaluse oma ammune unistust teoks teha. Karol on praeguseks prille kandnud üle 10 aasta ja on nüüd otsustanud nendest lõplikult loobuda ja tuli siis meie juurde sooviga prillidest vabaneda. KSA silmakeskus on Baltimaade kõige suurem laserprotseduuride teostaja lühinägelikel silmadel. KSA nime all alustasime tegevust 2004. aastal ja oleme kokku teinud siis üle 5000 prillidest vabastamise protseduuri. Milline on sobiv patsient silmalõikuse jaoks? Kõige ideaalsem patsient on vanuses 20–40 aastat. See on sellepärast, et silmade lühinägelikkus aastatega süveneb ja see kujuneb välja kuskil 18–20 eluaasta vahele. Pärast seda peaks see miinuse kasv paigale jääma ja pärast seda on siis turvaline seda operatsiooni teha. Teine oluline asi on see, et inimene ei tohiks olla haige. Ta ei tohiks tarvitada mingeid selliseid ravimeid, mis võivad paranemist mõjutada. Ta ei tohi olla rase ja imetada. Veel on oluline silmas pidada seda, et prillide tugevus peaks olema vahemikus -1 kuni -8 dioptrit. Karole sobib patsiendiks väga hästi. Tema miinus on täpselt parajalt väike. Üks silm oli tal -1,75 ja teine -2,75. Sellise miinusega tavaliselt tulevad väga head tulemused. Millised on protseduurid, mida teostate? Me teeme 2 sorti protseduure. Neist ühte nimetatakse lasikprotseduuriks ja teist EPIK-protseduuriks. Kui lasikprotseduuri puhul me lõikame sarvkestast väikese lapikese lahti ja laserdame seda pinda, mis jääb sarvkesta alla, siis EPIK puhul ühtegi sarvkesta lõiget ei tehta. Sellepärast loetakse EPIK natukene turvalisemaks protseduuriks ja sellepärast sobib see näiteks sportlastele. EPIK on küll turvalisem, aga selle miinuseks samas on pikem taastumisaeg. Karolale me teeme lasiku, kuna Karola peab minema välisreisile 3-4 päeva pärast protseduuri, kui ma nüüd ei eksi. Kuna lasiku puhul on see taastumine hästi kiire, siis sobib temale see paremini. Kuidas see protseduur kõik alguse saab? Esimene asi, mida inimene peaks tegema, on see, et ta peaks minema meie koduleheküljele või meile helistama ja registreerima ennast testidele. Me tahame olla 100% kindel, et inimene, kes meie juurde tuleb, saavutab hästi hea tulemuse. Sellepärast on need testid, mis me kõige esimesena teeme, hästi põhjalikud. Need kestavad tund kuni 1,5. Nii, paneme nüüd selle korruptori paika ja vaatame selle nägemise uuesti üle. Nii. Ja kui siit tuleb midagi nähtavale, mis tähed seal on? Katsuge nüüd silma mitte pilgutada ja silm hästi suureks teha. Ja siis mõõdan veel ära sarvkesta paksuse. Nende uuringute järel siis peaks selguma, et kas inimene sobib protseduuriks või mitte. Silmad on väga ilusad. Aitäh! Tavaliselt ütleme 4 inimesest, kes meile tuleb, 1 osutub sobivaks. Ja temaga on siis edasi väga lihtne. Lepitakse kokku protseduuri aeg. Inimene tuleb meile kohale, protseduur ise võtab aega kuskil 10 minutit ja opilaualt tõustes peaks olema juba nägija. Millega peaks arvestama protseduurile tulles? Tasub planeerida see operatsioonipäev endale puhkusepäevaks ja mõelda ainult sellest, et kuidas meile kliinikusse kohale saab. Kui see on juba tehtud, siis saab ennast sisuliselt täiesti meie kätte usaldada. Me selgitame ära, mis teiega juhtuma hakkab. Me anname teile kaasa kõik vajalikud tilgad, kõik ravimid, kõik infolehed, kus on kirjas, et kuidas neid tilgu ja ravimeid siis pärast taastumisperioodi tarbida tuleb. Ja kui te tulete kaugemalt kui Tallinnas, siis majutame teid isegi hotelli enda kujul. Samuti ei ole vaja muretseda transpordi pärast protseduuri. Me kutsume kõikidele klientidele takso ja sõidame nad oma kulul ilusti koju tagasi.
Kui on huvi prillidest lahti saada, siis kust teie kohta lähemalt infot leiab? Kõige lihtsam on alustada meie kodulehekülje pealt. Selle aadress on www.ksa.ee ja seal peaks olema siis kogu vajalik info selle kohta, et kus me täpselt asume, mida me täpselt teeme, kui palju maksab, mida on vaja teada ja ühesõnaga kõik muu. Eestis ainukesena on meil uurimiskeskused 3 linnas, Tallinnas, kus me siis teeme protseduure ka. Tallinnale lisaks on meil uuringukeskused veel Tartus ja Pärnus.